visake kaugemale ja täpsemalt. Just. Siis läheb mäng lihtsamaks. Thanks ringest. Keelekene. Boom. Shakalaka. Esh. Käib või? Jah. Väga. Tagant kätt midagi edasi ja proovin koridori tabada seekord. No nii, tere tulemast taas vlogi. Täna ma olen jõudnud sellisesse kohta nagu Kose diskgolfipark Harjumaal. Ja meie tänase vlogi teema saab olema, kuidas mõtleb harrastaja, kuidas mõtleb pro-mängija rajal, millised on vahed, mis tulevad välja. Ja minuga koos täna on selline äge inimene nagu Rando. Rando on harrastaja diskgolfer ja küsime Rando käest ka, et kui kaua Rando diskgolfi mänginud ja siis hakkame asjaga täpsemalt pihta. Olen harrastaja ja mänginud olen üle 2 aasta. Viimane 1,5 aastat natukene nagu mõtlen ka, mida ma teen, mida ma mängin. Ja reiting on praegu 8.37. Kes siis teavad seda Metrixi süsteemi, siis kõik oskavad umbes arvestada, mis tasemega Rando mängijana on. Ja ega midagi, selles suhtes panen murri käima. Sõidame. Nii, ehk siis kolmas rada shape'ib sellised, et korju jääb päris palju paremale poole. Kuidas ma seda rada praegu näen on sellised, et mul on täiesti tühi kanal viskamiseks. Korv jääb väga palju paremale poole, mis tähendab seda, et ma võtan kindlasti ülestabiilsema ketta. Küll mitte nii ülestabiilse ketta, mis kohe kukub paremale maha, vaid selline, mis natukene hõljub ka. Läbi selle ma saan kindlasti, ma vähendan riske sellega, et ma viskaks kas siis vasakule poole või see, et nagu ma looks endale võimaluse selleks, et ketast tuleks kindlasti paremale poole tagasi. Ja tuleb lihtsalt joonele pihta 183 meetrit rada. Parr on igal juhul mängitav. Vaatame, kas me saame pördiga kätte. Vahepeal, kui sa jõud korvil lähemale, keera ennast ümber, vaata korra tee alapoole. Võib-olla see visuaal muutub, võib-olla see annab sulle rohkem mõtteid, kuidas korvi rünnata, kuidas läheneda ja läbi selle ma arvan, et sa lood endale paremaid võimalusi rajast arusaamiseks ja selleks, et sooritada oma vise hästi. Neljas rada 50 meetrit, ei ole väga pikk rada. Kuulame, mis mõtted Randol on, kuidas Rando lähenema hakkab. Rando, neljas rada, sinu rada, raja pikkus 50 natuke kopikas peale. Kuidas lähened? Kuidas ründama hakkad? Tagant kätt üritan koridori tabada ja saada korvile võimalikult lähedale. Miks just tagant käsi? Sest et tagant käsi on nõrk koht, ma tahan seda harjutada täna. Ai. Koridori tabanda. Jep. Nii, räägime Rando valikutest, mõtetest. Ma küsisin Rando käest, et mis see vise on. Rando ütles tagant käsi, ma küsisin, miks tagant käsi. Rando ütles, et see on tema nõrk koht, et ta läheb selle peale välja. See on hea selline mõtte mindseti koht, mis välja tuua, et
iga kord, kui ma kuskile võistlema lähen või kui ma üritan rajast aru saada, siis ma valin alati sellised visked, mille tõenäosus on võimalikult suur selleks, et ma saaksin mängida siis kas teadlikult birdit, teadlikult parri või teadlikult bogey't halvimatel juhtudel. Ja see on teadlikkus, ehk siis minu soovitus teile on ka see, et kui te lähete raja peale, siis ehitage alati oma mänguplaani üles nende visete põhjal, mis on teie tugevused. Lisaks sellele Rando tõi välja, see ei jäänud küll kaamerasse, aga Rando tõi välja sellise mõtte, et tema jaoks on see eelmine rada oli samamoodi äärmiselt lihtne rada, distantsi mõttes lühike rada, et pigem tahaks saada birdit. Ja nüüd edaspidised rajad, siin paar järgmist rada on sellised pikemad rajad, et kui eelmised rajal nii-öelda siis birdit kätte ei saa, siis võib tulla järgmisel rajal juba on selline tuju on natuke mõru või on nagu raskem nagu peale minna. Mina nagu mõtlen siinkohas alati seda, et mängi rada. Kunagi ei tea, kus sa tegelikult saad birdi kätte, üks käsi ei ole garanteeritud ja ole hetkes, üks vise korraga, vaata, mis siis saama hakkab. Nii, järgmine rada, 5. rada on siis par 3, 127 meetrit. Jällegi, koridori vise, korv asub vasakul pool. Väga palju eksimisruumi tegelikult ei ole siin. Millele ma mõtlen on selle peal, ehk siis kuna ma tean, et distantsiliselt olen ma suuteline seda rada birdiks mängima, siis ma võtan üle stabiilsema hurricane'i, mis tähendab seda, et ma tean, et see ketas tuleb kindlalt tagasi vasakule poole ja ma saan seda natuke tugevamalt visata. Teen proovi. Nii, oleme jõudnud siis 9. raja juurde. Par 4, 186 meetrit. Rada on üsna keeruline par 4, sellepärast, et nii parem kui vasak äär on jällegi rahv. Tihe mets. Ees fairway keskel on tühi, aga samas fairway vasakus ääres on mõned puud, mis võivad mängu tulla. Vaatame, kuidas Rando selle olukorra lahendab. Räägi, what's the game plan? Fairway'le jääda. Davai, fairway'le jääda. Mis kättega lähed? Leimar. Leimar, davai. Oi kui hea, tundub, tule tagasi ka veel. Ja on vist väga rahul või? Suht küll, jah. Suht hea smash. Mis sa arvad, Rando, palju siit korvini võiks olla? Korv on siis 100 umbes. Umbes 100. Ja gameplan on? Midariga minna edasi ja jääda fairway'le. Hea katrall. Peaaegu. Nii. Korvini üks selline 40 minna, 45. Andavali siis seest ka. Ja jättes selle natukene madalaks. Okei, räägime Rando valikutest. Rando otsustas jällegi tiialalt minna peale keskmaaga.
ka väga okei valik. Mis ma ise olen nagu tähele pannud võib-olla enda siis karjääri jooksul või selle aja jooksul, kui ma olen discgolfi mänginud, et mänguplaanid ehituvad natuke üles erinevad. Ja mina T-ala pealt avasin kiire driveriga ja ma avan tegelikult enamus radade peal kiirete driveritega, sellepärast et kui mul ei ole konkreetselt vaja placement'i visata, siis ma aeglasemalt kettad ei võta põhjusel, et kui ma eksin nii-öelda keskmaaga, siis ma eksin driveriga, kui ma eksin driveriga, siis vahet ei ole, kas mu käes on keskmaa või mõni muu ketas. Et minu puhul ei tule see osa välja, et kui ma valin keskmaad, siis ma olen nagu täpsem või midagi sellist. Aga ma tean, et paljude inimeste puhul see pädeb ja see on täiesti fine. Edasi läks Rando sealt mängima jälle keskmaad. Mõte super kuld, tehniline sooritus oli omaette tase, omaette nii-öelda siis sooritus, mis oli täpselt see, et harrastaja tasemel tulevad need vead tulevad sisse, et näha on, et tegelikult Rando teab, mis ta teha tahab. Ja küsimus on lihtsalt selles, et kas see sooritus või siis järjepidevus, et mitu viset sellisest viskest just välja tuleb, et see on nagu arengukoht ja siin me selleks olemegi, et neid kohti välja tuua. Jah, mul on muidugi see, miks ma praegu lähen tagantkätt, tegelikult ma olen rohkem nagu eeskamängija, ma lihtsalt praegu jõuga surun ennast tagantkätt mängija. Okay. Kõige selles ebamugavas kohas, ütleme 400 on kitsas, muidu ma läheksin eeskätt, ma oleksin täpsem, aga ma lihtsalt jõuga pressin ennast ebamugavates olukordadesse. Okay. Ja see, mis mul fookus tegelikult ära on, tegelikult ma nagu tean päris palju enda vigu, et sammud asjad, ma tegelikult pean jälgima oma samme asju, kus kohas ma ketast tõmban, et kõik tegelikult fookus läheb praegu mujale, aga ma ise arvan, et kui ma praegult fokusseerin ennast sellele, et ma teeks sammud õigesti, tõmbaks õigest kohast, et siis lõpuks ma lähen nagu lihasmälu peale üle ja siis võib-olla ma saan ka mingi natuke parema taseme, kui praegu on. Tegelikult see on aus point. Ja tegelikult see on oluline ka, et tegelikult visete hetkel sa saaksid aru, mida sa teed, siis selleks sa peadki tegelikult minema nagu kehasse korra, et mõtlema läbi, et mis asendid sul on, kuidas sa hoiad neid ja mida rohkem sa mingit liikumist teed, seda paremaks muutub lihasmälu. Et tegelikult visuaalselt sul on nagu tehnika täiesti okei. Ongi see, et ma näen, et sa saad nagu jõud kätte. Vahepeal on lihtsalt näha, ongi see sama ajastuse asi, eks ju, et kas ma suudan ära ajastada, et tegelikult discgolfis ma usun, et ajastamine või ajastuse timing on nagu kõik põhimõtteliselt. Et kui sa natukene mingi ajastus off, siis võivad tulla early release'id, võidki grip lockida ketta kuskile paremale, lihtsalt see timing on off ja jõud ei kandu nagu sujuvalt läbi, et aus point. Jah, võimalik palju ennast filmida aegklubis, siis näeb tegelikult teed. Tegelikult kõrvalt ei pruugi inimene näha kõike seda, mis sa näed pärast video pealt. Kindlasti pädeb. Mida rohkem seda videos vaataks, seda rohkem sa oma vigased üles leiab pärast. Ja videode pealt tulevad tegelikult kõik asjad hästi välja. Ja aegklubis ka, eriti kui sa teed mingid aegklub videovõtteid, siis aegklubis sa näed nagu üli hästi ära, kas jõud tuleb õigesti, kas käsi liigub õigesti, kas käsi liigub ühtepidi, keha on ühes asendis. Et jah, ütleme, et professionaalina samamoodi käin tihti platsi peal. Enamus ajast tegelikult platsi peal, sellepärast, et platsi peal sa suudad seda mahtu nii palju rohkem teha nagu visetena. Ja kui sa veel filmid ennast üles, siis sa nagu näed päris tegelikult, mida sa teed ka või et ala, kus mingi energia kaob ära või kus saada rohkem juurde ja filmimine on teema. On. Nõus. Paneme lukku. Jah. Davai.